tere õhtust, oleme taas kord Tallinna lennujaamas ning seekord on reis veidi eksootilisem, mis ei ole veenev. Seal on Kertu, kes ainult kobiseb juba kohe reisi alguses ja me lähme Kesk-Aasiasse, Usbekistani. Me oleme vahepeatusel Istanbuli lennujaamas, mis on nüüd tõenäoliselt kõige suurem lennujaam Euroopas. Meil on tunnike siin veeta, nii et kohe lendame edasi. Siia Istanbuli uude lennujaama reisides põhimõtteliselt on siin nagu kõik juba olemas, maa peale ei pea minema. Siin on olemas turg, Grand Bazaar, siin oli reklaam, et keerlevad tervist show, mine vaata. See lennuk on küll päris kole. Hästi kitsas ja täis tuubitud. Ei tule just väga hea lend, 5 tundi. Taškendis lennujaam on hästi pisike, aga tee siit välja on väga pikk. Ja meie kohvrid on ka edukalt Kesk-Aasias. Taškent tervitas meid sihukese väga märja ja niiske ilmaga. Meie taksojuht on mingisugune väga kahtlane, kes ei oska isegi kliimaseadet kasutada, nii et kõik kuradi uksed ja aknad on nii udused, et põhimõtteliselt käsi kaudu sõidab. Ja muidugi turvavöösid siin ei kasutata. Tegemist on siis ikoonilise hotelli Usbekistaniga, mis on hästi mõttetult pompööstne, kullatud, karratud, siuke mustlaslik vaib. Kell on vastikult vähe, kell on 9 praegu ja me ei saa kuhugi sisse kaasartud muuseumitesse, nii et meil tuleb siuke meeldiv ja märg hommikupoolik. Meie selja taga on ausammas kohalikule Kalevipojana. Eesti keelde me tema nime ei oska tõlkida, olgu ta siis kogu järgneva vlogiseeria jooksul nimetatud Amir Timuriks, nii nagu seal pamjatniku all servas. Ma tulen tema juurde pikemalt tagasi mõne aja pärast, siis kui me lähme tema muuseumisse. Usbeki rahvusliku ooperiteatri sammaskäigu all. Kahjuks me etendusele ei saa, sest ei täna ega homme, kui me siin Taškendis viibime, teatris midagi ei etendata. Päeva esimene ametlik sihtkoht on meil Usbekistani rahvusmuuseum, põhimõtteliselt siis kohalik ERM. Maja on väga arhitektuurne, rahvusmustritega ja kuidagi pime tundub. Loodetavasti ikkagi on lahti see.
järgmine ametlik sihtkoht on galerii, rahvusgalerii. Taškendi metroo puhul peaks olema tegemist ka ühe maailma kõige ilusama metroosüsteemiga. Jaamad on siin ehitatud kõik 60-ndatel ja ükses rikkalikus nõukogude stiilis, nagu on ka Peterburis. Me ei mahtunud rongi peale. Siin on sellised toredad konduktoridädid, kes punase lapakaga inimesi niimoodi vastu tagumikku patsutavad, et minge nüüd pressige veel, aga meie ikkagi ei mahtunud. Šokeeritud selle asutuse mastaapsusest. Ma saaksin mingi 10 aastat süüa, kui võtaks selle ühe toidukoguse, mis siin päevas tehakse. Ei julge üldse pöörata seda nüüd. Kui leiva ümber pöörad, siis on 9 aastat halba õnne. Ja tisu. Kuidas on? Originaalplopp. Väga hea. Me sõime just Kesk-Aasia Plofi keskuses maailma kõige paremat pilahvi. Et nende suurte tünnide sees siin päev otsa seda keedetakse. Ja see on lihtsalt ülimaitsev, see on väga odav. Kahe peale me maksime siin vist mingisugune äkki 7 euri maksimaalselt. Nii et kõik tulge Teletorni alamil on imemaitsev Plofi keskus. Ploffi on siin valmistatud Kesk-Aasias juba sadu aastaid. Sai ta tuntuks just tänu Aleksander Suurele, kes siis enda armee toidukavasse võttis Ploffi kui imesöögi, mis vähe võitmatuks tegi. Lisaks propageeris Ploffi söömist ka ravitseja Avicenna, kes väga suure peatüki enda meditsiinitarkuste raamatust pühendas just Ploffile. Missugune tuba? Issand jumal! See on sviit ju lausa, me oleme 15. korrusel. Meil on selline vaade. Luksus, me näeme soojendusmaterjali ja rippuvaid betoonkaarti. Ameeti muur paistab. Me vahetasime hotelli valuutapunktis $300 ja nüüd me oleme multimiljonärid. Tegelikult kell on hästi vähe veel, et mingi natuke üle 6. Nüüd on ilus ilm, millest me päeval väga puudust tundsime. Eks me siis lähme nüüd ööpimeduses linna avastama. Meie õhtune jalutuskäik viib meid kohalikule iseseisvusväljakule. Siin iseseisvusväljakul on üks suur kuldne maakera, mille peal on ainult Usbekistani riik. Ja meie meelehärmiks pamjatniku juurde ei saa. Seisab politseimees ja ütleb nii, et arusaamatu on põhjus, aga nii see on.
me varustasime ennast õhtuks kohaliku veiniga, väga kohalikuga, ka viinamarja sort, millest see vein on pressitud, on 100% kohalik, iidne, antiikne Usbekistani sort. Kohaliku algse hind on väga odav, ei saa nagu võrrelda toidukaupadega, toidukaupad olid kallid, aga alkohol on odav. Prioriteedid on siin maal paigas. Väga huvitava mõttega. Ta ei ole nagu otseselt halb ega hea. Täna õhtul võib juua. Koha peal siin Usbekistanis, ilmselt Eestist ta kindlasti ei kõlba juua. Kuidas sa Gert ütlesid selle kohta? Minu arust on nagu magus ja mõru korraga. Nõustun.